Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Ameerika Ühendriikide administratsioon kinnitab, et president Donald Trump kaalub Gröönimaad osana laiemast diplomaatilisest pingelangetusest, mis puudutab mitut rahvusvaheliselt keerulist suhet. Valge Maja allikate sõnul nähakse Gröönimaad kui vaikset ja neutraalset keskkonda, kus erinevate riikide juhid saaksid ajutiselt eemalduda igapäevasest geopoliitilisest survest. Lisaks Venezuela presidendile Nicolas Madurole on mitteametlikes aruteludes mainitud ka Venemaa presidenti Vladimir Putinit ja Põhja-Korea liidrit Kim Jong-unni. USA hinnangul pakub Arktika keskkond jahutavat mõju nii kliimale kui ka rahvusvahelistele suhetele ning kontseptsiooni on siseringis kirjeldatud kui laiendatud Airbnb mudelit, kus külalised ei oma territooriumi, kuid saavad seda vajadusel pikemaajaliselt kasutada. Taani valitsus on rõhutanud, et Gröönimaa ei ole müügis, kuid jälgib huviga, kuidas diplomaatia leiab üha loovamaid väljendusvorme. Ja Eestisse. Pealinna võimud kinnitavad, et prügiveo ajutine häire, mis on tingitud prügivedajate haigestumisest, ei kujuta endas kriisi, vaid võimalust hinnata linnaelanike valmisolekut iseseisvamaks jäätmekäitumiseks. Linnavalitsuse esindajate sõnul pakub olukord elanikele harukordse võimaluse näha, kui kaua nende prügi tegelikult alles püsib. See suurendab teadlikkust ja vastutustunnet, märgib ta ja lisab, et mitmed elanikud on hakanud oma jäätmeid nüüd rohkem märkama. Inimesed saavad oma jäätmetega rohkem koos olla ja päevast päeva üha kõrgemaks kerkivad prügihunnikud silmitsedes teha rohkem jätkusuutlikumaid järeldusi, märgitakse pressiteate lõpetuseks. Kuna tegemist on koolitusega, siis lisatakse selle tasu 8 eurot päevas kliendi järgmise kuu prügiarvele. Ja laiemalt. Valitsus annab teada, et palgavaesuse üks peamisi murekohti on see, et inimene kogu aeg töötab, aga sellele vaatamata on ikkagi vaene ja see probleem tuleb lahendada nüüd palga kaotamisega. Inimesele pole mõtet maksta mõnitavat palka. Alates 1. aprillist madalapalgalistele töötajatele enam ettevõtted ja asutused palka maksma ei pea ja inimesel on siis senisest enam selge, miks tal raha ei ole. Kui enne tekkis õigustamata ootus, et tööd tehes peaks ka raha olema, siis nüüd selline petlik illusioon kaob. Inimene saab kohe aru, et tal pole raha sellepärast, et ta ei saa palka. Selle tulemusena jääb tõenäoliselt tegemata ka madalapalgaliste poolt tehtav töö. Kui tegemata töö tekitab ühiskonnale probleeme, siis saab ühiskond ise selle töö ära teha või maksta töötasu, mille eest keegi oleks nõus tööd tegema. Kui keegi on nõus tegema, järelikult oli töötasu piisav ja kogu teema võib alates kavast maha võtta. Ja uuringutest. Viimase küsitluse järgi on Tallinna linnapea nime kuulnud 8,2% pealinna elanikest. Linnapea nime teab 6,4%, mida on 6% vähem kui kuu aega tagasi. 94% ei osanud küsimusele vastata. Tegemist oli viimase sellise uuringuga, sest järgmise küsitluse ajaks ei oska küsimusele vastata ka küsijad. Ja nüüd ka põrutavate uudiste juurde. Eile kell 6 varahommikul põrutas Kaevastes elav 37-aastane jalgrattaga vastu kaalumaja seina ja sai kergevaid kriimustusi. 6 minutit hiljem põrutas Kurtses elav 32-aastane Toivo 2 raudsest kogupaugu raadioaparaadi pihta, millest parasjagu tuli uudis keskmise palga hoogsa kasvamise kohta. Ja veerand tundi hiljem viskas üle Pennus elaval Albertil, kes põrutas seniks kuni jääd veel on koos sõpradega Peipsile kalale. Kuulsite uudiseid.